tere, käes on esmaspäev ja kell on saanud 12:30. Jätkame imelise tervise raamatu lugemist. Meil on käsil doktor Colin Robertsoni soolestikumaatriks ja siin saame siis rohkem teada kõigest sellest, mida teevad toredad tegelased meie kõhus ja miks on tähtis nende eest head hoolt kanda. Oleme jõudnud tänaseks 15. peatüki juurde, mille pealkirjaks on mikrobioom saab kokku ravimistarkusega. Kuidas kirjutada ümber vähiravi soolestikust alates? Kuidas oleks, kui sinu soolestiku mikrobioom saaks muuta vähiravi veelgi efektiivsemaks? Kogunevad teadusandmed väidavad, et soolestiku tervis mitte ei mõjuta kasvajate ennetamist, vaid võib ka aktiivselt kujundada seda, kui hästi erinevad teraapiad, nagu näiteks immuunteraapia või keemiaravi töötavad ja kui hästi nad tulemusi annavad. Mikrobiomile suunatud sekkumised, see, kui me hakkame sööma kiudainerikast toitu, tarvitame prebiootikume või siis valime täpselt välja probiootikumid, mida süüa, on teravalt uurimise all. Just sellest aspektist, kuidas nad saaksid täiendada ja efektiivsemaks muuta traditsioonilist vähiravi. Patsientidel, kes parasjagu osalevad immuunravis, mis on siis melanoomi ja kopsuvähi sellised uuemad ravisuunad, et see on selline checkpoint teraapia, et hästi-hästi suunatud immuunravi, nende patsientide puhul on siis selgeks saadud, et kui seda ravi kombineerida mikrobiomi toetamisega, kiudainerikka toiduga, siis need ravitulemused on oluliselt paremad, et need on siis 2018. aasta uuringu tulemused. Aga kuidas on see võimalik? Soolestikumikroobid toodavad erinevaid molekule nagu lühiahelalisi rasvhappeid ja trüptofaani ainevahetuse tulemuid, mis siis aitavad immuunrakke treenida. Nii, et immuunrakud hakkavad paremini ära tundma ja tugevamalt ja tõhusamalt ründama vähirakke meie kehas. Mõned mikroobid isegi on võimelised sisenema ja otse hävitama siis rakke, mis on kasvajalistes protsessides ja see siis toetab meie immuunsüsteemi ja aitab hoida kasvajaid kehas kontrolli all ja nendest võitu saada. Samuti 2018 tehtud uuringud. Lisaks immuunsüsteemi toetamisele aitab hästi toidetud soolestiku mikrobioom vähendada kemoteraapia või keemiaravi kõrvalmõjusid, vähendades tekkivat põletikku, peapööritust, iiveldust ja neid kahjustusi, mida keemiaravi võib soolestikule tekitada. Lühidalt öeldes, terve ja tõhusalt toimiv mikrobioom muudab meie keha vastupidavamaks. Ehkki see kõik kõlab väga paljulubavalt, siis jäävad siiski meile veel mitmed väljakutsed. Iga inimese mikrobioom on absoluutselt unikaalne, mis tekitab küsimusi ja muudab keerulisemaks siis sellise standardiseeritud või ühtviisi välja töötatud ravilähenemise. Ja tegelikult me ikka veel päris täpselt ei tea ka seda, missugused on mikrobiomi mõjutamise ja mikrobiomi nagu sellise väljast poolt kujundamise, uute tüvede lisamise pikaajalised mõjud. Eetilisest ja meditsiinilisest vaatepunktist on ilmselge, et meil tuleb jätkata uuringutega ja viia läbi erinevaid kliinilisi katseid ja teha seda ettevaatlikult, sest teema on tõeliselt tundlik. Ja hetkel on ka erinevad ametkonnad töös sellega, et hinnata ja täpselt siis määratleda, kuidas me võime reklaamida
läbi viia ja tutvustada siis erinevaid soolestiku ja mikrobiomi põhiseid raviviise, et millised on nende raviviiside turvalisusnõuded, millised on erinevad annused ja võimalikud kõrvalmõjud, sest alati on ka kõrvalmõjud. Ikkagi nagu kõigest sellest hoolimata on mikrobiomiga tööl meeletult suur potentsiaal meie tervise toetamisel. Kujutlege tulevikku, kus onkoloog kirjutab välja retsepti, kus on kindlad kiudained, kiudainete protokoll ja seal on toodud ka konkreetsed bakterid, mida peab siis oma mikrobiomis toetama selleks, et immuunsüsteem paremini toimuks ja vähiravi ei alga lihtsalt nagu laboratooriumis või arsti juures haiglas, vaid algab sinu õhtusöögilaual nende valikutega, mida sa oma taldrikus teed. Me oleme sisenemas ajajärku, kus soolestiku mikrobiomi ei vaadelda lihtsalt nagu kõrvalise elemendina vähiravis, vaid aina enam saadakse aru, kui oluline on soolestiku mikrobiomi roll ja vähiravi nii-öelda kaaspiloodi või täiendava mõjutajana. Mõte, mida koju kaasa võtta. Sinu mikrobioom mõjutab kõikide ravide, aga ka vähiravi efektiivsust. Kiudained ja mikroobide mitmekesisus parandavad immuunsüsteemi toimimist, vähendavad kõrvalnähtusid ja toetavad keha vastupidavust. Ehkki uuringud on alles käimas, on üks asi juba ilmselge. Me ei saa toitumist ja ravi lahutada, vaid need on kaks asja, mis teineteist toetavad. Nii, nüüd me jõuame minu lemmikteema juurde. Peatükk 16, aju. Ajukütus. Kuidas siis oma soolestiku mikrobiomi kaudu toetada siis vaimset võimekust ja vastupidavust? Vaimne tervis ei ole lihtsalt neurokeemia, see on ka neuroökoloogia. Sinu soolestiku bakterid mõjutavad sinu võimet stressiga toime tulla, emotsioone reguleerida ja hoida optimistlikku meelt ja keskendumisvõimet. Aju tervis ei ole lihtsalt see, et me suudame lahendada puslesid ja mediteerida. Tegelikult sõltub aju tervis ja aju töö meie ainevahetusest ja sellest, kui hästi see toimib. Üks kõige olulisemaid ja kriitilisi valikuid selles kohas on see, kuidas sinu keha töötleb ümber trüptofaani. Trüptofaan on amiinohape, millest keha toodab serotoniini, aga serotoniin pole ainus asi, mida trüptofaanist kehas toodetakse. Trüptofaan on algaineks ka ühele teisele, meile vähem tuttavale, kuid samavõrd olulisele teerajale kehas, ehk siis kinureniini teerajale. Kui trüptofaani ainevahetus toimub korralikult, nii nagu vaja, siis see kinureniini rada toetab meie immuunsüsteemi adekvaatset vastust keskkonnastressoritele ja seda, et meie rakuenergia on heal tasemel. Kui kinureniini rada läheb üliaktiivseks, mis tihtipeale juhtub, kui kehas on krooniline põletik või stressitase kestab kaua kõrgena, siis hakkavad tekkima sellised ainevahetuse metaboliidid nagu ma ei ole kindel, kuidas seda nüüd öelda eesti keeles, aga ta on kinoliinihape, mis stimuleerib ajurakke liigsel määral ja tekitab neuropõletikku ja isegi võib põhjustada vaimse võimekuse langust. Soolestiku mikroobid, kui nad saavad head toitu, aitavad seda kinureniini tasakaalu hoida. Kiudainerikkad dieedid suurendavad teiste ainevahetusproduktide, nagu näiteks indoolpropioonhape ehk IPA tootmist ja IPA omakorda on siis selline antioksüdant, mis mõjub meie
ajurakkudele kaitsvalt. ta vähendab oksüdatiivset stressi ja kahjustusi ja tugevdab aju-vere barjääri. IPA tasemed on hea tase või kõrge tase on seotud aju vananemise aeglustumisega ja parema mälutööga nii loomkatsetes kui siis ka vaatlusuuringutes, mida on inimestel läbi viidud. Siin on konkreetne mõju meie igapäevasele elule. Vanemad inimesed, kes söövad korralikult ja kiudaine rikast toitu, säilitavad mikroobide mitmekesisuse oma kõhus, nii et nende soolestikus toodetakse rohkem IPA-t. See tähendab seda, et ka nende vaimne võimekus, vaimne selgus, emotsionaalne stabiilsus ja vastupidavus erinevatele närvihaigustele ja neurodegeneratiivsetele häiretele, mille hulka näiteks kuuluvad ka Alzheimeri tõbi ja teised dementsused, et see siis kasvab. Trüptofaani, soolestiku ja aju omavahelised koostöösidemed on uus põnev uurimisvaldkond ajutervise eest hoolitsemisel, nii et seda ei saa vaadata eraldi süsteemina, vaid see annab kinnitust, et kogu meie keha töötab harmoonilise tervikuna. Iga killukene puuvilja, iga peotäis kaerahelbeid, iga lusikatäis läätsesid aitab meie keha sisemist keemiat kujundada ja aitab ka meie ajul töötada nii, et mõtted on selgemad ja segadust on vähem. Ajutöö ei alga mitte erinevate ajutreeningutega, aga ennekõike sellega, mida me sööme. Mikroobid, kes aitavad stressi maandada. Lactobacillus helveticus ja Bifidobacterium longum on kaks piimhappe bakterite tüve, mis on tõestatult võimelised vähendama kortisooli taset kehas ja toetavad lisaks ka meie toimetulekut erinevate keeruliste emotsioonidega. Ehk siis toetavad meie emotsionaalset regulatsiooni. Need bakterid tegutsevad läbi aju soolestiku tüve, mõjutades seda, et meie kehas toodetakse rohkem gamma-aminovõihapet ehk GABAt ja samamoodi nad aitavad hoida uitnärvi aktiivsust siis sellisel optimaalsel tasemel. Kui meie soolestikus on vähe erinevate tüvedega baktereid, siis on leitud, et see on seotud ärevuse, depressiooni, aktiivsus- ja tähelepanuhäire ja vähese vaimse paindlikkusega. Kuidas siis bioloogilist nii-öelda baasi üles ehitada, et meie aju töötaks hästi? Meie aju, otsmikukoor, on see osa ajust, mis tegeleb erinevate kõrgemate funktsioonidega nagu planeerimine, keskendumine, erinevate keeruliste ülesannete täidesaatmine. Ja selleks, et aju otsmikukoor saaks rahulikult ja tõhusalt toimida, on vajalik, et kehas oleks põletikutase maas ja neurokeemilises mõttes valitseks stabiilne olukord. Ja mõlemad need kaks asja, madal põletik ja stabiilne neurokeemia, sõltuvad meie soolestiku tööst. Nii, soovitus igapäevaseks elustiiliks. Kuidas suurendada aju vastupidavust ja vaimset võimekust? Punkt 1. Ta natuke nagu kordab ka, aga ega kordamine on tarkuse ema. Et punkt 1. Alusta oma päeva kiudainete, valgu ja polüfenoolidega. Näiteks valmista endale chia-putru, kus on kreekapähklid ja mustikad lisatud. Kasuta päevikut. Tee kohaloleku ja mindfulnessi harjutusi või kirjuta tänupäevikut selleks, et muuta oma päeva toon juba hommikul positiivseks. Punkt 3. Tee pause oma tegevuses. Mine õue ja püüa päikesevalgust. Suhtle inimestega.
leia võimalusi positiivseks kontaktivõtuks. Et nii uskumatu, kui see ei tundu, siis ka sellised väikesed positiivsed tegevused mõjutavad meie seedimist, mõjutavad meie mikrobiomi ja läbi selle kogu keha heaolu ja tasakaalu. Sõnum, mida koju kaasa võtta. Sinu vaimne tervis sõltub sellest, kuidas sinu soolestikus bakterid töötlevad trüptofaani. Tasakaalus mikroobide kogukond kõhus aitab suunata ainevahetust nii, et trüptofaan läheks närvisüsteemi kaitsvat rada mööda, et toodetakse molekule nagu IPA ja võimalikult vähe toodetakse selliseid põletikku tekitavaid ja stressi loovaid kõrvalsaadusi. Et aju selgus ja pikaajaline tervis algavad kiudainetega, mitte ravimitega. Vastupidavus ei tule mitte ainult meditatsioonist või õigest mõtlemisest, vaid meie vaimne vastupidavus algab soolestikust ja me saame seda arendada ja kasvatada iga päev läbi teadlike toiduvalikute, läbi teadliku mõtlemise, liikumise ja suhete hoidmise. Nii, vaatan korra kella. Jaksate ühe peatüki veel? Ühe peatüki veel, vaatame. Peatükk 17. Kuidas toiduvalikutega ennast kaitsta vaimse võimekuse languse eest. Et me jätkame siin aju teemadel ja teada on see, et vaata tänapäeval aina enam ja enam, kui inimesed elavad kauem, siis ka aina enam on nagu seda sellist vaimse võimekuse langust. Torkab silma elu viimases, eks ole, kolmandikus, aga seda saab ennetada. Ja mida varem selle peale mõelda, seda parem. Kuidas oleks, kui sa saaksid vähendada oma vaimse võimekuse langust ja selle tõenäosust, nii et ei ole vaja kulukaid ravimeid, aga lihtsalt tehes teadlikke toiduvalikuid. Selle võti on siis trüptofaani ainevahetuses ja meie enda võimaluses moduleerida, ümber kujundada trüptofaani ainevahetust nii, et kinureniini toodetakse võimalikult vähe, et me saame juba ennetada nii-öelda vaimsete võimete langust enne esimesi sümptomeid. Kinureniini ja IPA nagu selline tootmine on ainevahetuse mõttes nagu selline teelahe, et meil on trüptofaan, mis võib siis minna kas kinureniini teed või IPA teed. Kui me liiga palju trüptofaani suuname kinureniini nii-öelda poolele, eriti kui kehas valitseb ka krooniline põletik, siis tähendab see seda, et aju ujutatakse üle erinevate neurotoksiliste ainetega, mis tähendab seda, et aju ei ole enam võimeline nii hästi toimima, nagu ta toimida võiks. Ja juhul, kui me laseme oma soolestiku tervise täiesti käest, siis läheb see tasakaal veel rohkem paigast ära ja aina keerulisem on siis tagasi tulla. Aga kui sekkuda, toitumist muuta, siis hakkame looma positiivset muutust ka oma ajutegevuses. Loomkatsetes on näidatud, et kui me suurendame, mul ei tule meelde, kiudainete, kuidas need olid lagunevad ja mitte lagunevad kiudained. Et kui me suurendame lagunevate kiudainete tarvitamist, siis see vähendab kinureniini aktivatsiooni ja toetab meie kehas siis ainevahetust sellesse suunda, mis mõjub ajutegevusele toetavalt ja kaitsvalt. Ja see toimub siis taas kord läbi soolestikus toodetavate lühiahelaliste rasvhapete, nagu näiteks butyraadi tootmise kasvu. Et see vähendab kehas süsteemset põletikku ja parandab siis soolestiku seina, nii et ei teki seda lekkiva soole sündroomi ja need ained, mis vereringesse jõudma ei pea, sinna ka ei jõua. Kui me vaatame veel lähemalt seda, kuidas mikroobide seltskonda meie kehas siis kujundada ja
ja mõjutada saab, siis muutub pilt veel põnevamaks. et kui me valime välja meie konkreetsed bakteritüved, mis suunavad trüptofaani ainevahetust sellest kinureniini rajalt siis rohkem nagu indoolpropioonhappe ehk IPA rajale, siis on võimalik täiesti niimoodi täppisteadusena kujundada ümber inimese kehasisene ainevahetus ja kui kinureniin langeb kehas ja IPA tase tõuseb, siis paraneb ka vaimne võimekus ja, ja see efekt on nagu näha hästi nagu laiahaardeliselt siis mitmes eluvaldkonnas. tahate mõnda näidet päriselust? Katsetes, kus vanemaealised täiskasvanud tarvitasid prebiootikume, mis sisaldasid kiudaineid ja samuti probiootikume, siis saadi tulemuseks see, et mitte ainult neuroloogiline põletikutase ei langenud, vaid paranes ka vaimset võimekust näitavate ülesannete lahendamiskiirus, meeleolu muutus stabiilsemaks, depressioon vähenes ja need on tegelikult näitajad, mis vanemaealiste inimeste puhul on ääretult tähtsad. Sest kui me tõesti mõtleme, et siis see on nii oluline muutus elukvaliteedis, eks ole. Need uuringu tulemused näitavad, et vaimne võimekus ei ole miski, mille me paratamatult vananedes kaotame, vaid oma vaimset võimekust on meil ise teadlikult võimalik hoida ja kaitsta. Ja sellega ei peaks peale hakkama siis, kui sa juba vanadekodus või haiglavoodis viibid, vaid need valikud sa saad teha iga päev, alustades tänasest juba lihtsate toiduvalikutega, omaenda lusika, kahvli ja noaga saad oma tervist hoida ja toetada siis oma kõhus toimuvat, mis omakorda hoolitseb siis kogu sinu hea enesetunde ja vaimse võimekuse eest. Selleks, et olla terasem pliiats nii-öelda, tuleb nutikalt läbi mõelda oma dieet. sõnum, mida koju kaasa võtta. Vaimse võimekuse langus ei ole vältimatu ajaga kaasnev nähtus. Kui me vähendame kehas põletikutaset ja suuname trüptofaani ainevahetust nii, et kiudained ja mikrobioom on toetatud, siis saame me ennetada toksiliste ainevahetusjääkide kogunemist kehas ja alal hoida oma vaimset võimekust. Mida varem me sellele mõtleme, mida varem me sellega pihta hakkame, seda paindlikumaks ja vastupidavamaks muutub meie aju ja seda nutikamalt me kauem püsime. Vot sellised lood. 3 peatükki loetud, ei kurna teid rohkem. Panen salvestamise kinni, järgmine esmaspäev jälle kell 12.30 loeme raamatut edasi. Siin jätkuvad veel ajuteemad. Minu enda jaoks on see ajuteema eriliselt põnev. Aga saame arutada. Panen salvestuse ja näeme järgmisel esmaspäeval.